Vene presidendi tänasel pressikonverentsil kujunesid keskseteks küsimusteks rahvusvahelise elu teemad. Eesti ajakirjanikuna Moskvas olles kindlasti on suur vahe, kes olid Eesti ajakirjanik näiteks, ma ei tea, 90-ndatel, kui Eesti oli suhteliselt heas kirjas või olla seal praegu. See võib-olla isegi ei mängi rolli, et Eesti on kuidagi võib-olla Venemaal mitte nii heas kirjas, vaid seal mängib pigem rolli see, et Eesti on nii väike ja mõttetu riik paljude Venemaa ametnike silmis. Et kui neil on seal valida, kui Vene mingi tippametnik aastas annab võib-olla 4-5 intervjuud, 10. Nendel on valida seal oma suurte kanalite vahel, pluss veel Reuters, suured Ameerika, Inglise ajalehed, Saksa ajalehed. Miks ta peaks selle intervjuu andma siis mingile väikesele Moskva mõttes või ülipisikesele mingile Eesti ajalehele? Suure tähtsa inimesega Moskvas intervjuu saamine, see on ikka päris kõva selline õnne küsimus. Õnne pluss võivad veel aidata sellised väga head sidemed. See on nagu ainuke lootus. Moskva on kindlasti ajakirjanikuna selles mõttes väga palju harinud, et esimesed 5 aastat ma ju praktiliselt elasingi seal pidevalt koha peal. Viimased 4 aastat ma olen nagu ei ole küll pidevalt koha peal, aga ma olen ikkagi seal iga kuu kohal käinud ja minu jaoks on see muidugi olnud nagu ajakirjanikuna teatud mõttes sellise kõrgkooli läbimine ikkagi, et väliskorrespondendi töö, et see on nagu ajakirjaniku jaoks. Kui ajakirjaniku võtta selline üksikvõitlejana, siis militaarterminoloogias, siis see on nagu selline kõrgem pilotaaž nagu üksikvõitleja jaoks, üksikajakirjaniku jaoks. Venemaa puhul muidugi eriti kui me arvestada, et tänapäeval on info saamise vahendeid niivõrd palju ja kohti, kus infot saada, et siis tekib alati see küsimus, et mis mõte on üldse nagu koha peal olla. Et sa saad ju kõik selle info nagu infoportaalidest kätte, aga mina arvan, et just vastupidi, et mida rohkem on sellist infomüra, seda olulisem on ajakirjanduse jaoks just see kohaloleku efekt. Et niimoodi häda pärast sa saad muidugi siit Eestis ka kasutades, ma ei tea, tele puhul siis rahvusvahelist telepilti, need asjad ära teha, aga just see detailid ja see taust, see jääb tihti arusaamatuks, kui sa oled eemal. Hea ajakirjandus on ikkagi peitub nagu detailides.